Hea vaataja, soovin sulle armu ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Jeesuselt Kristuselt. Kindlasti oleme oma elus kogenud hetki, mil tundsime, et tagasiteed ei ole. Nüüd tuleb ainult edasi minna. Just seda kogesid ka Jeesuse jüngrid Jeruusalemma teekonna alguses. Ühtlasi omandab nende tegevus sellel teekonnal täiesti uue mõõtme, mis meidki puudutab tänini. Kuid kuulakem, kuidas sellest räägib evangelist Luukas 10. peatükis 1. 9. salmis. Aga pärast seda määras issand veel 70 ja läkitas nad kahekaupa enese eele igasse linna ja paika, kuhu ta ise tahtis minna. Ta ütles neile, lõikust on palju, töötegijaid aga vähe. Paluge siis lõikuse issandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele. Minge, vaatama läkitan teid kui lambaid huntide sekka. Ärge kandke kukrut ega pauna ega jalatseid ja ärge teretage kedagi teel, aga kui te astute kuhugi majja, ütelge esmalt, rahu olgu sellele kojale. Ja kui seal on rahulaps, siis hingab teie rahu tema peal, aga kui ei ole, pöördub rahu tagasi tee peale. Aga jääge samasse majja, sööge ja jooge, mis neil on, sest tööline on oma palka väärt. Ärge käige ühest majast teise. Ja kui te lähete kuhugi linna ja teid võetakse vastu, siis sööge, mida teile ette pannakse ja tehke terveks sealsed haiged ja öelge neile, Jumala riik on teie lähedal. See on Jumala sõna ja püha evangeelium. Pärast seda, kui samaarlased ei võtnud Jeesuse poolt läkitatud jüngreid vastu ja Jeesus on rääkinud jüngriks olemise raskustest, ei lõpetanud ta oma tegevust. Nüüd läkitab ta juba 72 õpilast kahekaupa enese eele kõigisse linnadesse ja paikadesse, mis teele jäävad. Kui esimene läkitus oli puudutanud kitsast 12 jüngrit, siis nüüd on see juba laiem õpilaste ring. Arv 72 kõneleb siin sümboolselt jüngrite läkitamisest kõigi rahvaste hulka, sest toona arvati, et maailmas ongi 72 rahvast. Ja nagu me pea näeme, läheb neil paremini kui esimesel korral. Jeesus ütles, lõikust on palju, töötegijaid aga vähe. Paluge siis lõikuse issandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele. Ta ei näe mitte niivõrd takistusi ja raskusi ja valitsevaid eelarvamusi, vaid inimesi, kes vajavad vabastavat uut elu loovat sõnumit. Kui me vahel vaikime, siis probleemid ei ole mitte meie uskmatuses, vaid kuskil meis endis sügaval. Meie ülesanne on elada keset kaasaega usutavalt ja arusaadavalt. Kuid mis moodustab siis meie usutavuse aluse? Jeesus ütleb, vaatama läkitan teid kui lambaid huntide sekka. See on karm tegelikkuse kirjeldus. Kuid see ei ole üleskutse hunte rünnata. Jeesus soovib, et me säilitaksime oma Jumala lapse loomuse. See on talle loomuse. Seda loomust iseloomustab vägivallatus, tervendav halastus, lepituse ja õiglase rahuvaim. Me ei tohi huntide keskel arendada endas hundiloomust ja iseloomu. Kuid lisaks välistele ohtudele varitsevad jüngrid ka sisemised ohud. Me otsime mugavamaid ja kergemaid lahendusi, turvalisust ja harjumuspärasust. Ja sellepärast Jeesus ütleb veel midagi. Ärge
Kandke kukrut ega pauna ega jalatseid ja ärge teretage kedagi teel. See tähendab, et meie ainus turvalisus ja ülalpidamise allikas saab olla vaid Jumalas, kelle hoolde me ennast sellel teekonnal usaldame. Meid kutsutakse üles usaldama mitte rahajõudu, vaid Jumala vaimu juhtimist. Tema saadab õiged inimesed meie teele, kes meid toetavad. Ta ütleb teiste sõnadega, te lähete paljajalu. Te ei lähe nagu isandad, vaid nagu teenijad. Ja ärge jääge teel lobisema. Ärge kaotage pilku sellelt, miks teid üldse välja läkitati. Ja kui te astute kuhugi sisse, siis öelge rahu olgu sellele kojale. Esimene asi, mida me kristlastena oma kaasaegsetele peame viima, on rahu. Messias, keda me esindame, ei ole sõjapealik, vaid rahuvürst. Kui seal kojas on rahumeelseid, siis teie rahu jäägu nendega. Kui ei ole, siis ärge ärrituge sellest, vaid teie rahu pöördugu teie peale tagasi. Jumala armastust ei saa kuidagi sunniviisiliselt jagada. Aga kui teid vastu võetakse, siis sööge, mida teile ette pannakse. See tähendab, et missionär ei ole seotud juudlike toidu eeskirjadega. Teie sõnum peab jõudma kõikidesse kultuuridesse ja ühiskondadesse. Maailmas on ju nii palju erinevaid söömisviise ja retsepte. Ja tehke terveks sealsed haiged ja öelge neile, Jumala riik on teie lähedal. Kreeka keeles kasutatakse tervendamise kohta sõna terapeo, mis tähendab ka teenimist, hoolitsemist, lohutamist ja ülesehitamist. Seega on jüngrite ülesanne laiem kui vaid ihuhädadest vabastamine. Jumala riik laieneb kõikjal, kus inimesi üles ehitatakse, kus valitseb sisemine vabadus ja teeniv armastus. Me teame, et see läkitus oli edukas. Jüngrid tulid tagasi ja teatasid rõõmuga, issand, isegi teemonid on meile sinu nimes alistunud. Jeesus kinnitas selle peale, ma nägin saatanat taevast alla langevat nagu välku. Ometi suunab ta nende tähelepanu hoopis väliselt edult tõsiasjale, et nende nimed on taevasse kirjutatud. Ja vaadake, see tõsiasi ei ole välistest olukordadest sõltuv. See on sisemise rõõmu muutumatu alus. Kõike seda kuuldes küsigem ka endalt, kas ma olen ikka Jeesuse jünger, kes on teel oma kaasinimeste juurde. Kas ma muretsen vaid iseenda või ka teiste pärast? Nende pärast, kellele ma võlgnen sõnumi, Jumala riik on lähedal. See on rahu ja teeniva armastuse riik. Palvetagem. Issand, sa näed meie ebalust ja rahutust. Täida meie südamed evangeeliumi rõõmsa vaimuga. Aita meid oma kaasaegsetele tunnistada sinu tervendavast väest ja ligiolust. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.